Suvi hakkab jõudma lõpusirgele ja kui nüüd ilmad enam nii kuumad ei ole, et šokolaad kohe käest ära sulab, siis ongi paslik täna oma toidurubriigis heita pilk just maiustuste maailma. Kui te tunneksite seda lõhna, mis siin on täielik šokolaadihõng. Kuhu me nüüd jõudnud oleme, mis siin toimub? Ja praegu me oleme siis Kalevi tehase südames, kui nii võib öelda. Siit saab kogu šokolaadi tootmine alguse, sellepärast et kõik komponendid segame kokku ja lähevad peenestamisele ja konšeerimisele. Ehk siis täiesti alguses oleme tegelikult praegu ja siin on tõesti see. Ma ei väsi korrutamas, see lõhn on juba selline, et tahaks kohe nagu šokolaadi hammustada, kuigi tegelikult neid masinaid on siin rohkem, et seda šokolaadi ise voolamas otseselt ei olegi, nagu võiks arvata. Ja veel ei ole, et see on selline algusetapp ja šokolaadi voolamas näeme rohkem ikkagi liini pealt, seda juba valab ja šokolaadimassid on valmis. Kalevi šokolaaditihases toodetakse nädalas kuni 160 tonni ehk circa 15 rekatäit maiustusi. Seejuures süüakse 80% ära Eestis ning ülejäänud tooted saadetakse mujale maailma laiali. Tootmine on sellepärast hästi huvitav, et siin on hästi suur roll igal osapoolel, et alates planeerimised, et materjalid jõuaks majja, kuni tootmisel, et oleks protsessid paigas ja kvaliteedi osakond, kõik annavad oma osa. Annika on Orkla Eestis töötanud 18 aastat. Ettevõttes töötab kokku 350 inimest, neist Kalevi tehases ligi 190. Võrus asuvas Roosiku šokolaadivabrikus seevastu meisterdab maiustusi šokolaadimeister Aivo Alev. Siit need šokolaadid juba jooksevad kõik. Kus kohast te siis need ideed võtate, et mis maitsed nüüd jälle ikkagi uuesti teha? No eks nad kodust tulevad, mul on palju lapsi, siis palju tuleb sealseid ideid, et mida keegi tahab, nagu siis ma katsetan, proovin ja siis tuleb endale jälle mingi idee, et mida proovida, keegi ütleb, et kuule, kas sul see šokolaad on, kui leian õige tooraine, siis nad järjest tulevad. Kui palju šokolaadi te ise siis päevas ära sööte? Ei söö palju. Ma ei saa öelda, ma ei söö šokolaadi, ma söön päris palju šokolaadi, aga no ma niimoodi ei ole kaalunud ja mõõtnud, aga no eks sellega tuleb piiri pidada, et ma olen rohkem sellega tumeda šokolaadi austaja ja otseoast tahvlid, et kus on ikkagi suhkruosakaal väiksem, et need on minu lemmikud. Šokolaadi saab valmistada näiteks Belgias sisse ostetud tropsidest, neid sulatades. Aga on ka teine viis, nagu siin Aivo juures. Siin valmistatakse šokolaadi ise täiesti nullist otseoast. Kuna me teeme kõik mahetoodanguna, siis peame väga nagu pingsalt jälgima, et kõik see tooraine tuleks väga usaldusväärsetest kohtadest, ja me oleme leidnud endale väga toredad koostööpartnerid, et meie kakaoba tuleb Peruust, vahepeal ka Dominikaanist. Šokolaad muutub luksuskaubaks, šokolaadi hind võib peagi uuesti tõusta. Kakao üüratu hind on šokolaadi hinna mitmekordistanud. Alles 2024. aastal olid magusasõbrad paanikas, kas varsti enam ei saagi endale üldse šokolaadi lubada, sest kakao hind lõi rekordeid. Nüüd viimased 2,5 aastat on olnud päris keeruline, sest et 2,5 aastat tagasi tooraine hind ikkagi väga drastiliselt tõusis, et ta tõusis mitte nagu mõne protsendi, vaid tõusis 4 korda, mis sundis meid ikkagi kogu oma tootmist ja toodangut ja kõike nagu väga kriitilise pilguga üle vaatama, siis sealt tingitud oli meil siis ka brändi muutus, toodete muutus, retseptide muutus ja pidime lihtsalt väga kiirelt ja operatiivselt tegutsema, et turul alles jääda. Ja kakaoga on olnud meil siis üks suurem väljakutse viimastel aastatel, et hinnad tõusevad. Ja me peame tegema selleks enda poolt kõik, et siis olla nende muutustega, siis kohaneda nende muutustega, et hinnad tõusevad, aga me ei saa kõiki siis hinnatõuse siis tarbijale üle kanda, et me ei saa neid tootehinda panna, nii et meie tootmise poole pealt teeme kõik selleks, et me raiskaks vähem, hoiaks kulusid kokku, saame teha graafikuid ümber, planeerida paremini, tootevahetusi kiiremaks, nii et see on see kõik, mida meie saame teha, et meie protsessid oleks efektiivsemad.
maiustuste hind on Statistikaameti andmetel võrreldes eelmise aastaga 1,1% langenud. Kui aga vaadata 5 aasta võrdlust, siis on nüüd maiasmokkadel poes käimine kallis lõbu. Maiustused on 66,7% kallimad kui 5 aastat tagasi. Eestis toodeti eelmisel aastal erinevaid šokolaaditahvleid ja batoone 1099 tonni. Valget šokolaadi toodeti 127 tonni. Tootmispäeval on väga palju etappe, et osad kommid ja šokolaadi valmivad kohe nii, et hommikul alustame ja õhtul jõuavad pakendisse, aga osad tooted, näiteks ka meil käsitöökommid, võib-olla me valmistame mitu päeva, et erinevaid etappe, erinevaid pooltooteid. Kuigi Võrus on tegemist käsitööga, siis suudetakse siin päevas toota 3500 tahvlit ja Roosiku šokolaadi eksporditakse suisa Jaapanisse. Ma jäin siia šokolaadimaailma täiesti juba unelema. Millega sina tegeled? Siin see ei ole šokolaad. See ei ole šokolaad, see on šokolaadijäätis. Me teeme jäätis ka ja täna täiesti esimene katsetus teeme ühe uue šokolaadi gelato, mis on siis seekord täiesti naturaalsest piimast ja koorest. See tähendab, et ma ei saa mitte ainult šokolaadi siin võib-olla maitsta, vaid isegi ka jäätis, kuumade ilmadega ideaalne. Aga ma esimest korda ehk siis endale ka üllatus, mis välja tuli. Endale ka üllatus, nii et me saame pärast koos proovida. Vaatame siis, mis siit välja tuli. Proovime ise ka, mõnda huvitava. Kui hea šokolaadina, nagu peab olema. Kas ise jäite rahule nüüd, see on ju ikkagi esimene katsetus? Minust on täitsa põnev. Kreemine. Magust on, šokolaadi on tunda. Aga tegelikult on ju niimoodi, et teil ei ole ju siin ainult jäätis ja šokolaad, et teil on ikkagi ka kohvi, saab inimene kohvi juua, kõike nautida ja siis tegelikult nagu midagi veel, et saab natukene avastada veel rohkem, et kuidas šokolaadi teha. Me oleme praegu ka arenguteel nii-öelda, et me loome endale nüüd, meil on tootmine, siis on siia loodud selline nii-öelda kohvikus selle mõttega, et sa saad tulla siia, sa saad näha, kuidas tootmine toimub, õppida selle käigus. Suveks teeme nüüd ka suveterrassi lahti ja sügiseks teeme kindlasti ka endale õpitoa, ehk siis kus saab tulla tegema töötubasid. Pisikesed tootjad pakuvad külastajatele õppimisvõimalusi, suured aga valmistuvad juba suvel-talveks. Nüüd on küll suvi käes, aga ma saan aru, et tegelikult valmistute juba jõuludeks, kuivõrd kibe töö tegemine siis selle jõuluvana kommikoti täitmiseks käib. Ja meie majas jõulud algavad tegelikult juba peaaegu aasta enne päris jõule, nii et kui me räägime nüüd tootmisest, siis tegelikult suvi on selleks, et valmistuda ja planeerida ja materjalid majja tuua ja praegu augustikuus juba alustame jõulutootmist, nii et meie kõige kiiremad kuud on ikka need september, oktoober, november, et selleks, kui jõululaupäev on käes, oleks meil juba kõik poes olemas.